sorry, aga need vasaklesparid, need libe pederastid, no need on ikka ilged piidrid nagu. Sorry, aga te olete lihtsalt piidrid. Nagu, mis see nüüd tähendab siis, et ma ei tohi sõita Teslaga, ma ei tohi juua Fantat, ma ei tohi kasutada kuradi Stihli mootorsaagi, ma ei tohi kanda Hugo Bossi, nagu kuna see ükskord ära lõpeb, ma ei tohi sõita Volkswageniga, halloo, kus me nüüd, nagu kus see lõpeb? Ei, aga kus see lõpeb nagu? Nagu lihtsalt need kuradi inimloomad on nii rõvedad lihtsalt, tahaks natukene sakutada! Elavaid tuleb karta ehk vanglas tapetud Kolgi viimane sissekanne päevikusse. Ma ei viitsi mingit actionit korraldada, teatas Marek Madisson neljapäeva hommikul kohtusaadis. Ei möödunud aga kaua, kui istungit siiski ta taas eemaldati. Manipulatsioon ju toimib või kuidas? Teisipäeva hommikul kohtuistungil avaldas Marek, et ei soovi talle määratud lisapiirangute tühistamiseks. Mis asja? Ta väitis, et üksik kongis istumine tekitab talle stressi ja pinget. No minu teha oleks siis, ma peksaks tal haamriga põlved läbi, topiks tikud küünte alla ja teeks igasuguseid muid rõvedusi, aga seal on ainult mina nagu selles suhtes, et noh. 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go. Welcome to Tartuna, tabel ju Tartuna. Ma ei olegi midagi nii ilusat Tartus väga pikalt näinud, ma ütlen ausalt, mul läks süda, läks soojaks isegi, ütlen ausalt nagu. See algus oli nagu rõve, ütlen ausalt, aga noh siit edasi nagu, mul oli nagu ilus oli nagu, tõesti oli ilus. Niimoodi on juba kurat, no kurat. Sellises linnas ju võib ju kuradi linnapea olla küll kurat. Nii viga, kurat. Rahandusminister Ligi tõi valitsuse lauale Euroopa Liidu direktiivi, mille järgi peavad Eestis registreeritud suured börsiettevõtted valmivad kahe eesmärgi vahel, kas vähemalt 40% nõukogu liikmetest või vähemalt 33% juhatuse ja nõukogu liikmetest peavad kuuluma vähem esindatud soo hulka. See on ikka täiesti perses. See on täiesti perses, mehed. Nagu saate aru, et see ei ole enam nali nagu. Nagu see ei ole päriselt nali ja see ei ole see, et vihkame koos naisi, see ei ole absoluutselt see. Saad aru, et selleks, et eksisteerida, selleks sa pead palkama endale juhtkonda inimesed, kes ei pruugi olla piisavalt kvalifitseeritud selleks. Saate sellest aru? See on ju täiesti broken. Et sa valid inimest tööle mitte kvalifitseerituse astmel, vaid sa valid ta tööle sellepärast, et ta on naine või pederast. Saad aru, et kuhu see välja jõuab? See on ikka õudne ju. See on ju päriselt õudne. Ja kui sa ei tee, siis sa saad mida? Trahvi või? Kus vähemalt 40% nõukogu liikmetest või vähemalt 33% juhatuse ja nõukogu liikmetest peavad kuuluma vähem esindatud soo hulka. Ehk siis, kui see ettevõtte on nagu mostly women, siis see tähendab seda, et 33 ja 40% peavad olema siis mehed või siis vastupidi, naised. Sa kujutad ette, kuidas sa leiad näiteks mingisugusesse kuradi, ma tõesti, see on täitsa õudne lugu. Kuidas sa leiad mingisuguste, ma ei tea, võib-olla, ma ei tea, kui reaalne teik see on, aga näiteks võtame mingi motohobi, on ju, ettevõtte, on ju. No siis sorry, aga mingi ATV-dest, mootorratastest rääkides, kuidas sa leiad sinna endale kvalifitseeritud naised tööle? See on küll lambi näide, aga siiski nagu. Huijanuja just subscribed, no ohtast peremees. Kui börsifirma seab eesmärgi ja püüab leida ala esindatud soost inimesi nõukokku ja juhatusse, kui neid lõpuks ikkagi ei leia, siis teda ei trahvita. Kui aga ettevõtte üldse ei pinguta ega sea soolise tasakaalu eesmärki, võib inspektsioon ettevõtet trahvida. Mida sita auku ma loen?
see on ikka väga räige ju. Ei nagu päriselt ka mehed, te saate aru, kui räige see on või? Nagu te praegu võib-olla ei ole sellest huvitatud, sest teil ei ole nagu huvi enda mingit, ma ei tea, ettevõtet luua, aga kui te kunagi tahate luua enda ettevõtet, mis kuradi bürokraatia sellega kaasneb või? See on ju perses ju. See on ju nagu actually perses. Ja siis sa ei saa või sa ei tohi võtta kvalifitseeritud inimesi, vaid sa pead tegema mingeid mööndusi, et sul ei oleks liiga palju mingit bürokraatiat, mingit paberi majandamist. Siis sul on lihtsam võtta mingi naine tööle ja lüüa käega. Saad aru? Step edasi on mingi racial quotad. Ja just täpselt nii ongi. Ja siis me jõuame sinna seksuaalvähemusteni välja. Me praegu irvitame, aga vaatame, mis saab 5 või 10 aasta pärast. Ei päriselt nagu. Ma ei saa siia maini aru, miks see on üldse oluline kuskil kohas, kellega keegi seksib. Miks me peame sellest rääkima üldse nagu? Jumala pohhu ju. Nagu see on täiesti ebaoluline ju. Ma ei saa aru sellest. Ja samamoodi, miks üldse on vaja vaadata mingi inimese nahavärvi või seda, kas ta on mees või naine. Faktuaalne on ju see, et kui ta on seda tööd pädev tegema, siis ta on seda tööd pädev tegema. See, et keegi määrab sulle ette, et sa pead võtma nii palju naisi, see on ju mingi ajuvaba ju. See on täielik lollus lihtsalt. See on õudne. Ühesõnaga, TikToki pärast said tööst ilma. TikToki pärast sa hakkasid mingid mõnuainet tarvitama. TikTokkerite pärast. TikTokkerite pärast, jah. No kuule, see on su elu ikka natuke ära rikkunud siis või? Jah. Ja siis oligi, mul oli hingevalud nii tohutud ja siis ma lasingi kõik põhja. Kõik. Nagu kõik. Terve elu. Aga mis nüüd edasi saab? Ühel hetkel tuleks nagu see elu jälle kokku korjata ju? Eks ma praegu juba üritan. Ei olegi muud varianti sellepärast, et sul ei ole muud sissetulekut, jah? Jah, aga samuses tead, kui hea on, et laivi lahti, ta on nagu psühholoog, omaette psühholoog nagu. Nad sõimavad sind kõik ju. Ei sõima kõik ju. Aga paljud sõimavad. Aga sa siis ei pane tähele neid, kes sõimavad? Mind ei huvita ja mind jätab väga külmaks. Ühesõnaga, TikToki pärast. Keegi küsib, et mis tööd ta tegi ja siis mingi vend vastab, et firma 2 jala vahel ju. Füüsilisest isikust ettevõtja. Väga õige. Muidugi. Mingi firma oline. Mis ained hingevalude vastu aitavad, see oleks ka hea teada, jah?